Tere, Margit! Margit, sina oled olnud Lahemaa rahvuspargis tööl juba päris tema algusajast. Oled sa esimene töötaja Lahemaa rahvuspargis? Jah, ma tegelikult tõesti olin esimene, aga kui me seal konverentsil olime, siis nagu Kaasiku Arne ütles, et tema oli esimene. Ma natuke kahtlen selles, ei olnud. Jah, ei olnud esimene. Ma tõesti olin teine, sest esimene oli ju Epner, eks ju. Ja mina läksin Lahemaale tööle juulis 71. Epner otsis mind üles. Ma olin lõpetanud eelmisel aastal raamatupidamiskooli ja ma ei tea, staaži oli mul vähe, ainult ei olnud ju täpselt aasta, jah. Ja siis Epner otsis mind üles ja kutsus Lahemaale. Sel ajal kehtis see, et 2 aastat pead peale kooli olema kohustuslikus korras tööl. Aga mul olid head suhted seal Energiakolhoosi raamatupidamises olin ma siis. Ja see pearaamatupidaja seal koha peal ütles mulle, et tead, ma saan aru, et see on sinu võimalus elus. Ja et ma ei... Siin on hoopis midagi hullem. Jah, no näed. Ja nüüd rääkige uuesti. Ongi nii või? Saame, anname andeks. Ja ikka riskime selle salliga, et annaks jumal, proovime uuesti. No, Võib. Vabandust. Vabandust, ma mõtlesin, mitte seda lähema. Nii, kui ma olen... Jah, Kõigil on tuju hea. väga hea. Jumal tänatud. No ühesõnaga, katse 2. Palut. Margit Pallon, pikaaegne Lahemaa rahvuspargi raamatupidaja, pearaamatupidaja. Kas sa olid Lahemaa rahvuspargi esimene töötaja? Kas see ja sinu esimene kokkupuude Lahemaa rahvuspargiga oligi tööle tulles? Jah, täpselt niimoodi oligi, et ma ei teadnud enne, et organiseeritakse üldse rahvusparki. Mind käis tööle kutsumas Ilmar Epner. Mina olin sel ajal Energiakolhoosis raamatupidaja. Mul oli see kohustuslik 2 aastat ja esimene aasta sai alles läbi. Aga pearaamatupidaja oli väga vastutulelik ja armas ja lasi mind sealt tulema. Ütles, et see on sinu võimalus, mine. Ja et hiljem ju ma ei saa. Asi läheb käiku, raamatupidaja on paigas, kus sa enam saad. Ja see oligi minu esimene kokkupuude. Mina hakkasin tööle 71. aasta, kui te täpselt tahate teada, 16. juulist. Täpselt tean, 16. juuli. Ja ma olin teine töötaja, sest esimene oli ju Epner, eks ju. Ja siis varsti pärast seda siis hakkas töötajaid siginema üsna palju. Nii et selle sama sügise jooksul jõudsid veel siia Kaasika Arne, hilissügisel, jah. Lepiku Juhan, Anne Kurepalu, Saima Kordejeva, vaat sedasi. Need olid nagu esimesed, töömehed ka muidugi, sest kogu aeg oli ju vaja, et Lahemaa eksisteeriks, oli ju vaja ka midagi teha. Ja siis putitati Uustalu hoonet ja tarasid, ait ehitati uus, saun ikka oli see. Ühesõnaga niimoodi vaikselt kõpitseti, aga see oli alguses ainult mõne töömehega.
mõne töömehega, sest meil ei olnud ju vahendeid, kuna me olime Metsamajanduse Looduskaitse ministeeriumi alluvuses ja seal olid kõige tähtsamad ikka metsamajanduslikud tööd. Meid siis sokutati, meie eelarve sokutati kuidagi nende metsamajandite summade sisse. Tulusummade sisse siis? Kulusummade sisse või tähendab, anti meile eelarve, eks ole, ja siis me saime raha kulutada ja pärast samadele ridadele pidid ju kulud minema, kust tulud olid, nagu alguses olid meile riigieelarvest määratud, eks ju. Metsamajanduse tuludest ühesõnaga finantseeriti Lahemaa rahvusparki algusaastatel ja eelarve oli kohe 1971 juunis olemas sisuliselt. Mingil määral oli olemas jah, sest muidu poleks saanud ju tööle võtta kedagi, eks ju. Need töötasud olid muidugi armetud esialgu ikka väga mõni 10, ma ei tea, ma ei saa mõnisada eurot või mõnisada rubla öelda, sest ei olnud vist niimoodi. Minu arust kas 90 või sel ajal olid väga väiksed palgad, sest et ma tean, et kolhoosis ka, ega seal mina teenisin näiteks natukene rohkem kui mu abikaasa, kes oli kolhoosis töökojas tööl. Ja te olite pearaamatupea, eks? Olin aga vähe. Aga teaduslikud töötajad said siis ju vähem paikust, et 71 võeti siis terve hulk teaduslikke töötajaid, mitte terve hulk, vaid et palju neid siis 71. aasta lõpuks võis olla töölised 10? 72. Vaat nii, näed. 71-72, aga 72 lõpul oli juba 10 töölist. Jaa, seda kindlasti. Oli küll, jah. Ja siis teaduslikke töötajaid oli ju vähe. Kõik tehti ju, kuidas öeldakse niisuguses, aitähi eest või täiesti vabal tahtel. Väga palju inimesi tegid ju tööd, vaata seal Palmse konverentsil ju selgus, kes kõik millega tegelesid, eks ju. Stopi korra ikka peaaegu kõik on. Eks ma vahepeal püünigi ja teaduslikud töötajad. 2 oli ja kedagi rohkem ei oligi, jah. Aga Juhan oli inspektor. Tead, siis ma küsin sinu käest ja siis sa loed nad kõik üles. Võib edasi. Niimoodi. Ja looduskaitse inspektorid, neid oli 2. Kaasiku Arne ja Lepiku Juhan. Juhan oli sel ajal veel kindlasti tudeng. Ma tean, et tema tegi oma lõputööd ja seoses oma lõputööga luges Viitna tee risti peal autosid. Möödas sõitvaid. Külastas uuring. jah. Ma ei tea, miks tal neid vaja läks, seda tööd tema tegi. Aga siis ta hakkas tasapisi niimoodi looduskaitse inspektori tööd ka tegema. Ikka mööda metsa ja siin salakütte nad püüdsid ja sellised asju. Nii oligi. Korraks veel päris alguse juurde tagasi tulles. Sa ütlesid, et sulle öeldi, et see on su elu võimalus. Kui sulle see Lahemaa rahvuspargi nagu pakkumine tuli, siis sul oli ikkagi mingisugune teadmine sellest Lahemaa rahvuspargist, et kas sa olid kuulnud selle moodustamist või? Nii palju, kui Epner rääkis. Tema siis, kui ta käis mind kutsumas, siis tema sel teemal rääkis. Ja siis sulle tundus, et midagi väga suurt ja ilusat on nagu toimumas. Mulle tundus siis et see on niisugune huvitav asi. Aga et ma olin noor ja rumal, ma muidugi võtsin vastu ka selle koha. Suure vastutuse. Praegu ma ei tea, kas ma enam julgeksin, aga siis noor inimene on julge, jah. Sest uus asi. Ja uus asi tõotas huvitav tulla ja ütlen ausalt, et kas oli? Uue asutuse sisse töötamine ongi väga huvitav. Sest tegelikult sai siis oli ju paberimajandus, eks ju. Paber, haaval, kõik kokku tassitud. Niimoodi. Nii et see oli huvitav. Ma sektisin ära, ma ei taha ikkagi ära võtta. Kuidagi... Paneme siis ta siia vahetame selle äkki ära, sest mina räägin vähem. Paneme ta krae vahele. Siis ta ei lähe maha. Nii, laseme edasi. Sobib. Sest et
kui siis see meeskond hakkas moodustuma 71-72, et oli seda teeme midagi uut tunnet ja seda ka raamatupidamise suhtes, jah, eelarvete palumist, et kuidas saada üldse Lahemaa rahvuspargile natuke suuremad finantsid taha, kui see tavapäraselt on, sellepärast et Lahemaa rahvuspargi puhul läks ju suhteliselt palju ehitustegevust kohe lahti. Ja hakkas kujunes tasapisi. Algus oli ikka tagasihoidlik, väga tagasihoidlik, sest ega seal eelarves midagi palju rohkem ei olnudki kui need palgakesed, eks ju. Noh, siis neid heakorratöid, neid tehti tegelikult alguses, tegime ju täitsa ühiskondlikus korras. Alt ja? Altjal ja siis sai Palmseski, ma mäletan, seal istutatud neid pärnasid ja koristatud. Ja ma tean, et 74. aastal, vaat siis oli juba meil tööl ehitusmalev, Lahemaa ehitusmalev. See koosnes siis üliõpilastest, erinevate erialade üliõpilased, kes seal olid. Ja vaat nende esimene töö oli see Jalaka maja taga, mis on see sild, see on Sepa sild või? Jah. Sepa sild, vaat seda Sepa silda nad tegid. Ja selle nad tegid väga ilusti korda. Siis nad tegid veel seal muidki töid. Ingli sild on nende tehtud. Ja siis vaat see kõrge oli rotund või ei rotund. Jah. Ühesõnaga, nad olid mitmel pool tööl mõisas. Mõisas olid nad mitmel pool. Pärast hiljem peale malevat. Malev oli jõudnud ikka paar suve vähemalt siin tööd teha, kui meile tuli lisaks oma töömeeste brigaadile, kes seal Altja pool tegutses, nemad tegutsesid Altjal, tulid tööle karpaatlased. Need vist kuidagi kolhoosi kaudu, Ilumäe kolhoosis oli üks karpaatlaste rühm, aga siis saime Lahemale ka, nemad tegid juba mõisas aedu ja need on need ilusad paviljonid, mis seal on ja vaat sellised asju. Seda see Aarne Kann rääkis, jah, et tegemist polnud väljaõppinud restauraatoritega, vaid mis tähendas seda, et te saite lihtsalt kuskilt finantse niimoodi, et need pididki olema karpaatlased, kellele te maksite, jah? Ja samamoodi nagu üliõpilasmaleva puhul sealt saigi finantse, et nad just üliõpilasmalev oli, jah? Jah, seda küll, siis olid meil ikka juba eelarve. Sellist mõtlemist, et kuidas seda kõige optimaalsemalt kasutada ja sellele lisaks olid ju teadusnõukogud. Kas nemad tegutsesid siis vaba tahte alusel või neil olid ka mingid eelarveread olemas? Tegelikult ausalt öeldes nemad tegutsesid vaba tahte alusel. Nemad ei saanud midagi Lahemaal. 2 erinevad teadusnõukogud ja sektsioonid. Vähemalt mina ei tea, et nad oleksid saanud. Ja teadusuuringud, kuidas teadusuuringud? Tõstame jälle natuke salli sinna poole, seda alumist, seda. Väga ilus. Aga keerame üldse selle lipsu sinna taha, siis jääb sall alles. Jah, nüüd on teile seal külje peal lõsta alla. Jah, olgu. Väga hea. Kogu aeg selle salliga see pidi. Et teadusnõukogud siis ja erinevad teadusasutused olid siis vabatahte alusel väga suures osas. Kas teadusuuringute jaoks oli eraldi eelarve või see oli ka, kuidas Jumal juhatas? Ei olnud eraldi. Tegelikult ei olnud, tõesti ei olnud. Ma ei tea, kuidas tehti, näiteks see oli ka üliõpilaste arvel. Vaata, hiljem tehti siin meie kontoris selles toas, kus töötas kassapidaja. See oli siin samas küljes. Selles toas oli külade viisi tehtud ära inventariseerimine. See ka kõik käis niimoodi... Tekke projekti ja ülikoolide alt. Ja. Nii et selleks Lahemaa rahvuspargil eraldi eelarvet... Ei, minu arust mitte mingisugust ei olnud.
tõesti ei olnud. nii et oligi nii, et suure suured tööd missioonitundega tehti, jah. kõik need algusaastad oli õhinapõhine, ja inimesed tegid tööd et lihtsalt. selle ideega tuldi kaasa ja väga erinevad asutused, osapooled tulid kaasa. Ja. Mingil hetkel hakkas vormuma selline täiesti unikaalne idee, kus tuli ka Lahemaa rahvusparki rohkem raha, jah? Ehitustegevuse jaoks. Ja siin on nüüd Albert Nooraku nimi, et sa olid ka selle juures või vähemalt tead sellest rääkida, sest et see on nagu erakordne, et Lahemaa rahvuspark sai siis oluliselt rohkem finantse siis 70. lõpupoole. Lõpus jah, aga ma täpselt ei mäletagi, mis aastas oli, 79 või? Oli või? Ei tea. 76, mul on kuskil hakanud, Ei, 76 on vara. aga Margit ütleb, et vara. Vara. See Lahemaa... 72. poolel, sellepärast, et need suured ehitustegevused läksid eelarvesse, siis Palmse osas pidid mõned 70. lõpus hakkasid ju pihta ilusasti. Alguses küll nende karpaatlaste toel, nagu ma aru sain. Alguses karpaatlaste toel, jah. Aga ehitusmalevad karpaatlased ja siis tuli Lahemaa fond ja Lahemaa fond finantseeris juba neid karpaatlased tahtsid ju palka saada, ega nad siis muidu kodunt kaugel siin tööd teinud, eks ju. Ja nende palgad ei olnud enam väga piletsad. Kuigi nad ei olnud ju oskustöölised, aga meis seisab püsti ja ei ole viga. Aga jah, tähendab... Noorak oli ju, mis ajal tema oli rahandusminister? Sel ajal oligi. Noorak oli väga tubli organisaator, rahade kokkuajaja Lähemaale, ütleme nii. Sest et siin oli väga tublisid ja niisuguseid suuri ettevõtteid, kes ikka väga suuri rahasid kandsid, nagu oli jutuks seal Palmses, et see Pimedate ühing, see tegi aastast aastasse, siis kalurikolhoos Kirov, jah. Seda ma ka mäletan, kuidas Kirov kandis igal aastal, ta oli rikas ja võimas majand, igal aastal ikka väga suuri rahasid. Aga kõige suurem oli Pimedate fond, sest nendel oli vabalt raha käes. Kirovi kalurikolhoosi esimees laskis üks kord meile kanda jälle väga, ma räägin nii ebamääraselt praegu, ma summasid ei tea ju peast, väga suure summa. Meile tuli revident, ministeeriumi revident Ese Ülo. Liigutame vahepeal salli ülesse poole. Ja. Keeran selle salli teistpidi, siis on see äkki see, et paneme siia taha, siis on see ilus rõngas kenasti kõik näha ja siis ta sega ka, ei sega ka. Nii, hops. Nii. Kogu aeg vajute allapoole ka selle pärast. Te vajute kogu aeg allapoole. Soo, ära teieta mind midagi. Läheme edasi sealt kohast, et hakake selle lausega peale, et tuli ministeeriumi kontroll. Ei, ma võin rääkida sellest. Tuli jah, ministeeriumi kontroll ja see ei olnud, ma ütlesin vale nime, need olid 2 meest, kes meil käisid. Sel aastal tuli Karolin, oli ta nimi hoopis, Karolin. Karolin oli üsna niisugune, natuke niisugune mees, et pahatahtlik. Jah, ja Karolin vaatas seda fondi. See fondi hirmsasti huvitas teda, see oli suhteliselt suur asi. Ja kui suur see suurusjärk oli? Kui suur see suurusjärk? Mitu nulli seal taga? See oli ikka... Seal oli ikka... Et võrreldes esialgse 73. aasta... see need ei ole võrreldavad asjad. Ei ole. Ikka suurusjärgu võrra suurem. Ei ole ja sel ajal ikkagi, kui see fond eksisteeris juba, meil olid ikka riigieelarvelised rahad ka veel. Nii. Nagu nii, et nendest sai ka niisugust väiksemaid asju, sai nendest nagu tehtud. Ja Karolin leidis sealt ikka jube oma teada väga suure summa. Seesama Kirovi kalurikolhoos oli meile kandnud raha. Ja Karolin ütleb, kolhoosid ei tohi kanda sedasi oma raha. Lähemaale. Kandke see kohe tagasi.
mina rääkisin Epneriga. Epner ütles, et on vist parem, et kanname selle siis tagasi. Kandsime tagasi Kirovile. Ja sealt tuli kohe mõne päeva jooksul see raha uuesti. Ja peale selle helistas härra esimees meie direktorile, et mina teen oma rahaga, mida mina tahan. Mingi Karolin ei ütle, kas tohib või ei tohi. Ja oligi kõik. Sellega see asi oli ammendunud. Just, et loomulikult siis pidi olema mingi alus selleks, et selliseid rahakandeid teha. Ja no ma arvan samamoodi, et ega nad siis nüüd niimoodi... Et kui see oli järjepidev kandmine, et ega see ei saanud siis nagu... Et võib-olla siis seati küsitavaks korraks, aga pärast jätkusid need kanded. Ikka jätkusid, jah, täpselt. Nii et asi läks edasi. Ja Lahemaa fond oli siis kuni... Mis ajani Lahemaa fond tegutses? Et kuni 80. lõpuni või? Ja 80. lõpuni kindlasti. Ja vist... No vaat ma nüüd 90. ei tea enam öelda. Asi hakkas kuidagi laiali valguma, eks ju. Ja mina enam ju 90. Ma ei mäletagi, mis aastal, 90. teisel. Jah, ja vaat 92. Mul ei olnud enam töösuhet, eks ju. Aga ma olin samal 3 aastat olnud kodus lapsega. Nii et ma tegelikult ei tea üldse 80. lõppu enam. Selles suhtes olen ma juba nii. Aga terved 80. läbivalt 80. jooksul tuli väga suured ja stabiilsed sissekanded Lahemaa fondi ja rahamuret ehitusküsimustes, mis läks siis põhiliselt, mis objektidele need finantsid läksid. Aga sellest oli nii Palmse kui Tõugu Hansurahva kui Alt ja kui... Tehti ju Jerusse, ehitati veel. Käsmu kabel, eks ju? Käsmu kabel, Ilumäe kabel. Et said kõik nagu ehitatud. Epner veel ütles ilusasti, et noh, nüüd saab selle Ilumäe kabeli. Nüüd saab selle kabeli ka korda, et mulg enam seal puhata. Ja nii ta ongi läinud. Jah, et... Epner on seal juba... No võt nii. Ja siis ühelt poolt olid need suured ehitustegevused ja teiselt poolt Lahemaa töötajate arv. Te tegite ju ka palkasid ja need lehed käisid teil läbi, et öeldakse, et hiilgeaegadel oli üle 100 töötaja. Kas oli siis nii? Ja oli tõesti. 120 töötajat umbes oli hiilgeaegadel. Aga see aeg kestis üsna lühikest aega. Mis periood see siis oli? No see oli ütleme, et 80... 45 kuni sinna 80. lõppu välja. Oli selline. Siis hakati kuidagi koomale kiskuma midagi ja siis läks kontor nagu ka siit ära ja siis tulid teised tuuled. See paik, kus me siin praegu oleme, see kontorihoone või praegu on ta siis Viidna raamatukogu, on ka väga tähtis Lahemaa rahvuspargi ajaloos, sellepärast, et see on kontorihoone, kus on kõige pikemalt olnud vist Lahemaa rahvuspargi administratsioon, jah? Jaa. Rahvuspargi administratsiooni ajalugu on huvitav sellepärast, et alguses ei olnud ju kusagil nagu ollagi. Esimene koht, kus mina töötasin, oli Rakvere metsamajandis peametsaülema kabinet. Ja see oli Lahemaa rahvuspargi raamatupidaja töökoht? Jah, see oli minu töökoht ja siis Epner käis seal ja ajas asju ja niimoodi. Kõik, kellel midagi vajalik, käisid seal. Siis teine oli, siis hakati seal remonti tegema selles toas. Järgmine oli kõrval majas see looduskaitse inspektorite maja, see on nüüd eramaja, keegi on ära erastanud, inimesed elavad sees. Vaat siis seal olin ma ka väga lühikest aega selles majas. Ja vaat siis sai tuldud alles siia
Lahemaa kontorisse. see Kunderi 18 siis? Jah. Siis oli sealt? Kunderi Ahaa, 8. see oli ka esimene Lahemaa rahvuspargi enda siis. Ja, Töötad ei tulnud siia, valetan. 3. koht oli alles Viitna motelli see saun, mis siinpool küljes on, see suurem saun. Et siis oli seal? See oli 3. koht siis. Vaat seal elasin ka ühe suve, vähemalt ühe suve ja seal sai siis, sügis tuli juba kätte ja seal läks külmaks kangesti. Üks kamin oli seal sees, aga see kamin, korjasin neid käbisid ja põletasin kaminas, aga kõik tõusis korstnasse ja sooja ei saanud mitte. Aga sügisest saime siia sisse. Sügisest sai siia kontori. 1973 siis või? Jah, 73. On see maja olnud Lahemaa administratsiooni kontor kuni siis 92 000, jah, millal see kolimine oli Palmse poole. Ja vaat seda ma enam ei tea rääkida. Et enamuse Lahemaa rahvuspargi ajaloost ongi olnud see nii-öelda Lahemaa rahvuspargi süda, sest et siin olid nii siis teaduslikud töötajad kui administratsioonitöötajad, kõik siis. Jah, kõik. Ja ikkagi see oli see koht, kus käidi siis hommikulsed nõupidamised. Jah, hommikulsed nõupidamised olid ja nii oli just täpselt. Kas sa räägid, nüüd kõik hakkavad naerma, kui räägitakse lihtsalt hommikustest nõupidamised. Mis need hommikused nõupidamised siis olid? Ei, need olidki niimoodi, et kellel oli midagi vaja või oli kooskõlastada vaja või kuhu siis tuldi siia kontorisse. Niimoodi oligi. Tõesti. Vahest oli see nii täis suitsetatud, et kohe võimatu oli, siis tuli jälle kõvasti tuulutada ja... Ja kõikide rahamuredega, kas oli palju selliseid ootamatuid rahalisi väljaminekuid, kus pidi hakkama mingeid katteid leidma? Vaat seda mina ei mäleta. Huvitav, kas Epner oli siiski nii hea juht, et tema suutis sellised asjad nagu ära hoida. Et minul nagu niisugust muret ei olnud. Üldse? Ei olnud, jah. Mul oli mure ainult sellega, et olid mingid tööd jälle tehtud ja minul teatud kindlad read seal. Selle ütleme aruande peal või kvartali aruandes, aasta aruandes. Ühesõnaga kulude read. Et vaat kuhu ma ta panen. Vaat seda ma mäletan küll. See oli väga palju mahuks küll, aga rida pole, jah? Jah, vaat üleüldiselt mahuks, aga niisugust sobilikku rida nagu ei leia. Vaat see oli, aga pika peale jälle leiti koht ja polnud teda midagi. Ja see oli paberipõhine maja raamatupidamine ja nende allkirjadega, et neid pidi ka ootamatult andma, jah? Jaa, see oli jah, kõik käis ju niimoodi ja pangas. Need vormid olid kõik venekeelsed ja pangakeel oli venekeelne. Mina ei olnud vene keeles kuigi tugev. Ma olin vene keeles üsna, aga kõik sai aetud. Kui millestki puudu tuli, sai jälle niimoodi kätega vehitud parasjagu nii palju kui vaja ja ei, sest kõik olid tegelikult vastutulelikud. Ega pangas töötasid küll venelased, aga nad olid vastutulelikud. On selliseid põnevaid juhtumisi ka, kus pärast on saadud naerda ka. Muidugi on olnud, aga ega kõik kõlbagi rääkida. Räägime selle allkirja loo siis ära. Ei, allkirja lugu, see ei ole asi. Ei, las ta olla pealegi. Jah, ma võisin teha Epneri allkirja paremini, kui tema ise tegi, sest et tema oli ise niisugune kärsitu ja kuidas öeldakse, et oli Epneri allkirju, mis ei kehtinudki. Jah, vahest ei kehtinud tõesti, juhtus selliseid asju. Mis teha, eks? Jah, aga raha oli ju vaja, asi tuli ajada. Kõik teadsid, et palgapäev tuleb. Mis teed? Ja Lahemaa Pandame korraks selle salli, ma tõmba teile sinna selle taha, kõik oli väga hästi. Kuidas? Sall on täitsa märg, mu kael on. Seo seal ära. Ei, ma söön. Nii, läks. Jah, kõik. Nii. Väga, oota, ma joon ka. Jah. Mul on jänu. Aeg on.
ega mul enam midagi tarka ei olegi rääkida. Nüüd peab teised võtma pihile. Oota. Mis sa leidsid? Et kas olid varem siin Lahemaa, sa ei olnud ju sündinud Lahemaal, eks? Ei, mina ei olnud, mina olin Raplamaa Harjupoolses nurgas sündinud. Ma käisin Kose keskkoolis kunagi. Esimest korda Lahemaale sattusid sa enne tööle sattumist või olid varem ka käinud? No ma olin läbi sõitnud siit, eks ole, Piki Narva maanteed. Aga Lahemaale muidugi esimest korda sattusin ma siis, kui ma tööle tulin. Ei muud midagi, ei enne, ei. Ja siis ta tuli suhteliselt noorena ja siis leidsid siin... No jah, see on jälle uus lugu. Leidsin ja mehele läksin ma ka, aga mitte siit koha pealt ei leidnud, ei. Ei, mitte siit koha pealt ei leidnud. See on niisugune, see on ka üks Raplamaa lugu jälle kunagi. Raplamaa tutvus. Ja siis tulite siia? Siis ei, ma tulin alguses üksi ja siis 74. aastal tuli siis mul abikaasa siia, hakkas Ilumäel tööl käima, Ilumäe kolhoosis ja siis 76. aasta algul siis sain mehele, nagu öeldakse ja siis Siis oli suhteliselt loomulik, et sa kõik jäidki Lahemaale, tulid korraks ja jäid terveks eluks, jah? Ei, ma ei tulnudki nii korraks. Ma ikka tulin siis juba tööle teadmisega, et ma tulen. Sest et ma võtsin sealt ju lõpparve ja tulin sealt ära nagu niimoodi. Nii et siia jäin, jah. Ja nüüd siin samas Loobu külas? Nüüd on jah, praegu elan ma Loobu külas. Ja siin oled kasvatanud 4 last? Ja sinna me ehitasime terve kompleksi hooneid ja ei teagi, kuidas kõigega on toime tuldud, ei tea. Nii et jäid lahemaalaseks? Jäin jah, lahemaalaseks, kuigi see ei ole nüüd enam Lahemaa piirides. No 97. aastast, aga sisuliselt seda küll jah, ta on niivõrd ääres ju piiri ääres. Et sa ei olnud mitte ainult raamatupidaja Lahemaal, vaid sa olid ka muul kombel tegev Lahemaa rahvuspargi asjades, sest et nii palju, kui mina aru saan, igasugused tegevused olid suhteliselt õhinapõhised ja kuidas teil siis see õhinapõhiselt see Lahemaa rahvamuusikute loomine toimus? Ai, see oli jah tõesti õhinapõhine asi. Ei osanud keegi siis arvata, et see asi võtab niisuguse suuna, et ta jääb aastakümneteks, nagu ta siiamaani. Oligi nii, et mõtlesite, et aga miks mitte või? Jah, asi oli nii, et ma isegi ei tea, kes oli kuskil välismaal käinud ja näinud niisugust asja, et rahvuspargis ka tegeldakse selle rahvamuusikaga ja sellise küljega. Epner oli siis rääkinud selle Tormisega. Tormis oli meil ikka selline, kes käis siin omal ajal, organiseeris niisugust väikseid laulmisi ja niisugust üritustel. Ise oli täiesti laulja, me jorisesime järgi. Ma mäletan just seal Pallemse kloostri kivide juures oli niisugune üritus ja see on mul hästi meelde jäänud. 76 oli see siis või? See oli Eesti Looduskaitse Seltsiga seotud. Oli jah, 76 jah. Kokkutulek, Eesti Looduskaitse Seltsi kokkutulek. Aga kui me nüüd ausad oleme, sel ajal oli rahvuspargi rahvamuusika ansambel juba olemas. Meil omal oli olemas. Sest et see sai loodud, mis ta siis oli, 75 jah. 75. Sai väärika. Just, 75. Ja see algus oli ka nii tore, sellepärast, et Epner ja Tormis olid omavahel siis arutanud, et võiks ikka Lahemaal ka olla midagi niisugust. Ja siis nad olid rääkinud Tõnurist Igoriga, et võiks ju Lahemaal olla selline ansambel, et kas Igor ei tuleks siis siia nüüd eestvedajaks vähe. Igor oli öelnud, et ei, temal on liiga palju tööd, et temal on mitu ansamblit ja
ta käis siia omale suvilasse, tal on siin kodu siin ka, et sõitu palju ja ei saanud, noh, polnud aega. Aga ma soovitan ägeda naisterahva teile. Ja see oli siis tol korral, ta oli Tallinnas muusikaõpetaja. Ja saadeti meile see Aasamäe Viivi oli ta siis. Hiljem on ta nüüd olnud Voorand Viivi. Ja kohe niimoodi öeldigi, et ägeda naisterahva või? No jah, sest Viivi oli niisugune äge ja midagi polnud teha, et sünnist saati juba. Oligi, ta oli väga niisugune äge. Ja mina sain veel niisuguse korralduse, et võta ja organiseeri siis see kokkusaamine ja naised ja kohale ja siis Viivi siia. Nii et sa tead esimest kokkusaamist, et kuidas sa aset leidi, räägi sellest, jah. Ma ei tea, Saima vist oli ka, kas me käisime Saimaga kahekesi bussi vastas siin Viitnal. Esimest korda nägite Viivit? Jaa, esimest korda. Enne olin ma Viivile helistanud ja Viivi oli kohe nõus, uskumatu. Kas oli nüüd Tõnuristaga enne juba rääkinud või midagi sellist. Viivi oli kohe nõus. Ainult, et ta ei tahtnud tulla millegi pärast. See oli see 18. november. 18. november, kui meie olime nüüd naised kokku ajanud 18. novembriks. Miks ta tulla ei taha, jah? Ta küll ei taha tulla. Pärast selgus hiljem, et see oli Viivi sünnipäev. Pärast selgus? No jah, siis kui Viivi siin juba oli, siis selgus, et see on tema sünnipäev. Ma mõtlesin, et meelega nagu selleks ajaks sätitud ei ole meelega, aga juhtus niimoodi, juhtus. Noh, Viivi oli niisugune väike ja traagi, igavene pika patsiga tüdruk, tal oli see patsi ja tagumiku peale ja tohutud kotid käes, tema pillid. Aha, lausa 3. Ja. Ennast polnud ollagi. Ja siis meil esimene lauluproov oli siin Lahemaa kontoris, selles suuremas ruumis seal. Ja laulsime seda laulu, kui mina hakkan laulema ja küll see tundus alguses raske meile, sest ikka ei saadud nii hästi, nagu Viivi tahtis. Viivi teadis, kuidas see peab välja kukkuma. Kohe alguses läks lauluks ja oligi nii. Ja kohe lauluks muidugi, aga see ei tulnud meil nii välja, nagu Viivi tahtis ja me nägime hullu vaeva sellega, aga pärast, mõtlesime muidugi muid asju ja ikka kohe eest laulmisega, kes see laulab seda laulu eest ja kes laulab teist laulu eest ja niimoodi kohe nii nagu päris. Ja muidugi sealt... Velja Tormis käis proovidel ka kaasas? Ei, ta käis ees laulmas siis, kui üritus mingi oli? Jah, mingi üritus oli vahest siin eraldi, see oli teine asi, nagu rahvaga tehti siis nii. Aga muidu, ega Lahemaa rahvamuusikud hakkasid laulma ka kohe. Sellepärast, et ma mäletan, et oli üks... Tähendab, nendel Lahemaa jaanituledel alati laulsid Lahemaa rahvamuusikud, oli see siis Altjal, Võsul, see oli juba Säru, Palmses, ikkagi kohe laulma midagi. Muuksi Linnamäel ka, jah? Ja Muuksi Linnamäel ka. Ja siis, aga naised lähevad üks juba nii igavaks. Alguses oli teil naised ainult? Ainult naised. Kui palju teid alguses oli, sellepärast, et nüüd, kui vaatad läbi aegade, siis on neid olnud kümneid ja kümneid. Neid on olnud üle 100. Väga palju on rahvast läbi käinud. Aga alguses siin on õpilasi olnud ju, kes lähevad kuskile mujale koolidesse jälle ära siit ja rahvast on tõesti väga palju läbi käinud. Aga alguses oli see esimene kohtumine... Esimene punt oli kuskil, ma ei tea, kas 7-8 naist, nii umbes. Mäletad kõikide nimesid? Ei tea, ma niimoodi riski praegu nii väga. Ja siis hakati mehi organiseerima, kes teadis seda Leemeti Riksi. Elupõline kaupmees oli Palmses olnud. Ja siis meil oli üks kanneldaja, mis tema nimi küll oli, ei mäleta ma jälle praegu. Ma tean, aga ei tule meelde. Sealt Vatkust.
kes oli teada, kes laulda oskas, kes pilli mängida oskas, kõik oli teada ju täpselt ja siis Elmar tuli sealt, see oli ka viiulimees, siis meil oli juba 2 viiulit ja 1 kannel. Aga Voorand Viivi ise oli niisugune äge, et tema võis mängida kannelt ja tema võis mängida ka lõõtsa. Ja ta õpetas, koolilapsi õpetas väga palju mängima lõõtsa ja kannelt. Ise koolitas kogu aeg niimoodi. Nii et ei, ja hiilge aegadel oli ikka Lahemaa rahvuspargi rahvamuusikaансamblis ka palju rahvast. Ma vaatasin hiljuti, televiisoris oli üks film. See oli 5 aastat tagasi tehtud Palmse kõrtsis. No mina ei tea, seal oli mehi, seal oli naisi, seal oli lapsi, seal oli kõiki. Kõik lõid tantsu, kes laulis, kes lõi tantsu, kes mängis pilli, kõigil oli tegevust. See oli vägev film, täitsa niisuguse võimsa mulje jättis, et kohe uskumatu. Seesama uskumatu pealt saabki edasi minna, et kui keegi meenutab 70 ühte või teist sündmust või 80 ühte või teist sündmust, siis et see, kuidas koos lauldi, kuidas see tõi pisara silma Muuksi Linnamäel või Palmses, et sa olid ju Muuksi Linnamäel, sa olid Palmses, et Altel, et need olid... Jah, ja kui palju käis rahvast nendel jaanituledel. Tuldi kohe, ma isegi ei kujuta ette, kus kohast, sellepärast, et rahvast oli see nii tuhandeid, eks see ei olnud sadu, et see oli... Noh, jah, ikka oli kohe, mul on neid diapositiive. Ma olen, mul on nad niimoodi, et aastate viisi küll pandud, aga natuke tahaks ikka sorteerimist see asi saada, aga sealt on näha ikka, et need olid väga rahvarohked üritused. Ja just see laul, see ühislaulmine, mis Veljo Tormise, et see sama Muuksi Linnamäel või mis sulle endale nagu esimesena nagu meelde tuleb, või oli see sama see Viru Säru laulmine, öölaulmine või? No Viru Säru oli ka, Viru Säru oli juba niisugune, kuidagi asjad olid niimoodi nagu natuke eksprompt ka mingil määral, aga Viru Säru oli juba, ütleme niimoodi ikka kõrgel tasemel organiseeritud üritus. Teist sorti rahvakultuur, jah? Ei, muidugi ta oli ehtne rahvakultuur küll, jah, ehtne rahvamuusika. Aga ta oli ikkagi juba niimoodi, et kõik oli teada, kuidas see asi läheb. Et see Muuksi Linnamäe spontaansus või see Palmse 76. Sest et siis oli koorid ka. Et kas see oli, mis koorid seal ka kaasatud olid? Ei, Palmses ei olnud koore vist. 76. Palmses ei olnud minu arust. Aga Muuksil olid küll. Jah. Aga need on, neid ma olen ka kuulmas käinud, need olid seal... Ai, ma ei tea. Aga võib-olla ka mina ei ole ka kõigist üritustest osa võtnud, sest vaata, ma vahepeal olin ju lastega ära. Nõks jälle siit ja jälle sealt natukene. Nii need 4 tekkisid. Ja nii need 4 tekkisid. Et kas oli Viivi fenomen, Veljo Tormise fenomen, Lahemaa fenomen? Ma arvan, et kõik olid kuidagi niisugused entusiastlikud ja... Igaühel oli sära silmis, jah. Ja ka numbrid tehti põnevaks. Just, kõik asjad tehti põnevaks. Elu oligi põnev sel ajal. Elu oligi põnev ju. Sest 73 eelarve ja 85 eelarve, need on täiesti võrreldamatud asjad. Need on täiesti võrreldamatud asjad, on küll. Aga 73–76 sai sama väga suuri asju algatatud ja tehtud. Vaat see algatus ongi tähtis ju. Et peas on, et algatatud on. Vaata, siis kaasa ikka tullakse, eks ju. Kui on hea idee, siis jah, tavaliselt nii on. Ja sul oligi see tunne, et sa oled selle juures ja sa hoiad neid mehhanisme töös ja õlitad. Ma ei tea. Ma tegin lihtsalt oma tööd, ega ma siis ei mõelnud niimoodi. Aga millegi oli hea meel ka, et sai nagu... Selles suhtes on hea meel, et see oli selline huvitav ajajärk minu elus. Väga huvitav.
ja raha taha asjad Ei jäänud. Ei või jäänud. oli midagi, mis jäi ka? Ei jäänud? Ei jäänud, mina ütlen ka, et ei jäänud, aga muidugi ütleme nii, et tegelikult oli nii, et kogu rahvas tuli kaasa sellepärast, et hea küll, need malevlased tegid Palmses tööd. Aga ma tean, et ega kolhoosis ei olnud ka ühtegi autojuhti, kes poleks vedanud sinna kive või kes poleks sealt neid vanu katusekive ära vedanud või kes poleks neid tiigikaldaid seal. Kõik tegid tööd. Ja ka kolhoosi inimesed? Jah, ka kolhoosi inimesed, jah. Nii et need töökoosolekud siin hommikul tead? Ei no need, siis autojuht oli vaja ja autojuht sealt saadi ja oligi kõik, eks ole ju. Sest meil omal oli ju, oli ka mingi masinapargikene tõesti, see oli siin samas õue peal. Ka teie hooldada, jah? See töökoda, jah, ikka oli küll, jah, ja seal oli töökoja juhataja ja niimoodi oli, aga ikkagi ütleme nii, et see üks traktor või 2, mis meil oli üldse, palju neid autosidki oli, 2-3. Jah, ega palju ei olnud. Et kui ikka läks kolhoosi abi vaja ja. Hämmastav on see, et Kohendame natuke üles poole ja. see ongi kas midagi on veel, et see ikkagi tõesti ei olnud mitte ühtegi sellist rida, mis sa tõmbasite maha plaanidest, et sellele ei saa, et see ei ole reaalne, seda ei saa planeeridagi või? Ei, tegelikult ütlen ausalt, et need eelarved koostasime Epneriga koos. Nii, nüüd hakkab see kõige põnevam osa. Jah. Nii et need otsused tulid ühiselt? Otsused tulid jah ühiselt. Täpselt oli teada, mida peab tegema. Ja siis prioriteet oli Palmse ja kabelid ka hämmastaval, et sügaval nõukogude ajal kabeleid kohendada. Jah, see oli küll natuke imelik, aga nii ta oli, tehti, sest vaata, ta peab korras olema. Turistid ju käisid juba. Väga hea põhjendus, väga hea. Ja kuidas sa siis sõidad mööda, eks ole, kabelist kabelil katus sees. Ei saa ju nii. Nii et jah, ja Palmse pargi teid rassiti ja tehti seal. Ma tean, et Epneril oli suur unistus, et need mõisa ajal olevat Peipsi tagant tüdrukud kõblanud Palmse mõisa pargiteid ja laulnud väga ilusti. Jah, et kui need tüdrukud veel laulma saaks. Kas see on tuntud fakt või? No mina tean seda, Epner lihtsalt rääkis niimoodi. See on niisugune naljaga pooleks. Tema tegi ka nalja. Jah, Malev neid kõblas ja ma ei tea. Eve Ong siis teadis ka vist seda lugu. Ja, ma olen kusagilt kuulnud veel. Ja. Et väga. Aga tegite otsuseid eisid ka. Et mingisugused muuseumid Palmsesse, seal vahepeal käisid mingisugused ideed Palmsesse, mingisuguseid raamatukogu muuseumid, metsamuuseumid, mingisuguseid ideid jooksis õhus 70-ndatel. Kas need lihtsalt ei saanud eelarve tuge? Nad ei saanud lihtsalt, jah. Ma ei mäleta, et niimoodi oleks olnud. Lihtsalt ei saanud leidnud teoks ja ei valmis asju, mis juba laual olid, et mida pidi maha tõmbama, selliseid asju ei olnud ikka? Ei, ma ei mäleta. Tõesti hämmastav. Siis sa hoidsid raha asjad korral. Ma lihtsalt ei mäleta ka enam, ütlen ausalt. Mõelge, sellest on ju nii palju aastaid. Kui oleks mingi suur asi olnud, mis sa tead, et oli idee üleval, aga ei realiseerunud sellepärast. No ei tea, ma tõesti ei mäleta niisugust asja. Sest et küll ja küll on tegelikult selliseid nii-öelda plaane olnud, kus on õhku tehtud ja mis pole realiseerinud. Et Lahemaa omavere oligi see, et tegelikult sai kõik asjad siiski tehtud enam-vähem. Oli kindlasti neid ka, mis jäid pooleli ja eos juba pooleli kindlasti. Ma tean, seda kontorit ju venitati. Jummal, kui palju seda kontorit venitati. Te ikka tahtsite siit kuhugi mujale? Ja Epner rääkis aastate viisi juba, et me peame olema mis ajal seal Palmses. Ei saanud. Ja kogu lugu. Et Palmses oli ikkagi planeeritud, et kontorihoone ja mingid teadusraamatukogu hooned või mingisugune planeering oli Palmse peale. Alguses oli isegi vist mõisa kontor teha. Aga siis aeg läks edasi ja hakati aru saama, et mõis on siiski raiskamine.
et see tuleb siis muuseumi. taheti sinna kõrvale hoonesse, vaat sinna. Jah, Kus ta praegu on? jah, just. Siis taheti sinna nagu, aga sinna minek venis ka ikka väga kaua. No sinna sai juba Anne Jah. natuke finantsida. No vot. et jah. Et see oli siis 90 keskpaigast edasi juba. Jah, see on aeg juba, mida mina enam ei tea. Ja mida teab Anne, jah. Just seda enam mina ei tea. Peaks vaata. Ega mul ei olegi midagi muud vist enam rääkida. Ja nüüd, kui öeldakse Lahemaa rahvuspark, et mis see sinu jaoks? Vaat kummaline on see, et ma ei oskagi öelda. Ühtepidi nii ja teistpidi naa. No jah, ma olen muidugi tänulik ja mul on hea meel, et ma olin sellise asjaga seotud nagu rahvuspark. Aga noh, Kas oli paremat töökohta? niimoodi küsida ei saa, ei tea. Ei tea ju, ma olen olnud ainult rahvuspargis ju. Ongi ainult rahvuspargis? Pärast sisuliselt, ei, pärast olen küll, väikseid tööasju oli, eks? Ma tegin kodus tegin siin, jah, sellele puhkekeskusele siin ja nendele tegin jah, aga see oli jälle midagi muud. Nii et jah, tööl, aga ega mina olen hästi tööl käinud ju. Mina käisin ju niimoodi tööl, et alguses käisin sealt poolt trepikojast, siiapoole trepikotta tööle, eks ju, kontoris. Ja pärast elasin täpselt kontori peal seal üleval, nii et tuli ainult trepist alla ja trepist üles käia. Et Lahemaa oligi su elu, et oli küll, tõesti oligi. Ja siis oli järelikult palju selliseid hetki ka, kus mehed lihtsalt tulid, mis siis, et tööaeg polnud, jah? Noh, ega üldiselt ei tülitatud ju, aga... Asjad laabusid, ju? Jah. Tore oli muidugi. Toredad aastad. Kaunimad aastad. Ja kaunimad aastad mu elus. Muidugi seda ka, see on õige. Aga